Tšau, mina Nils Humala kalabaasist. Mis ma teen praegust on see, et ma näitan teile ühe ägeda sõlme, millega saab siis ühendada näiteks talidamiili ja näiteks fluorokarbooni. Kui keegi ei tea, mille jaoks on talidamiil parem kui tavaline suvine, siis selle jaoks, et ta upub paremini. Ja teiseks näiteks mul on siin niisugune must. Musta on väga hea näha näiteks seal jää peal, et kui kuskile mingi asja taha läheb see jõhv, siis on lihtsam teda kätte saada. Ja selleks, et ta kala ei hirmutaks, selleks ma panen siia fluorokarbooni vahele. Fluorokarboon on selle jaoks, et ta talub haugihammast ja siis ei jää landist ilma. Ja siis on mul veel siin üks äge, mis ma hakkan panema pärast sellele tirguõngele, ehk et siin on 0,08, kannatab 0,86 kilo. Ja selle ma panen marmõsside vahele ja hakkan sellega siis võttusid parandama. Nii, ja nüüd me jõuame sõlmeni peale minutit pikka loba. Sõlm käib põhimõtteliselt niiviisi, et võtan fluorokarbooni, võtan tamiili. Kuna fluorokarboon on kallim, siis ma seda väga pikalt siia ei jäta. Aga tavalist tamiili võin jätta natukene pikemalt. Nii, siis ma panen need otsad niimoodi kokku kõrvuti, et näed, see tavaline tamiil jookseb siin kõrval ja teine ots, fluorokarbooni ots lõpeb siin ära. Väga halb on näha, aga mis siis. Nii, nüüd ma tõmban nad siit niimoodi kokku. Nii, ma tõmban nad siit ilusti kokku. Ja selleks, et oleks mugavam, selleks ma jätsingi pikema otsa, et mul oleks lihtsam seda asja teha, sest et peenikeste asjadega need asjad ei ole alati kõige lihtsamad. Nii, nüüd ma keeran need siukseks aasaks, pikemad otsad jäid nii aasaks, pikemad otsad jäid sinna ja see läheb õnge juurde. Ja siis ma võtan siit ühe pliiatsi, ma leidsin, et pliiatsiga on kõige mugavam. Siis ma keerutan seda, ma vaatan, kuidapidi ma panin selle üldse. Niipidi, siis keerutan ka niipidi. Nii, nüüd teen 3 täistiiru. 1, 2, tahab sassi ajada. 2, 3. Nüüd hoian sõlme kinni, et see ära ei pudiseks. Ja panen nüüd selle kõigepealt panen fluorokarbooni siit läbi. Siis ei lähe mul sassi see asi. Kus sa läksid? Nii, fluorokarboon on läbi. Nüüd võtan talidamiili, panen ka siit samast poolt läbi. Siis ma võtan siit nendest kahest otsast kinni. Nii, kahest otsast, siit kahest otsast. Ja võtan nendest kahest otsast, mis mul olid seal, mis üle jäi. Nii, ja näed, ja nüüd lihtsalt vaikselt siit vean selle asja kokku. Näed, siukene pusa, tõmban selle ilusti kokku, aga talidamiilid on tavaliselt siuksed mõnikord õrnakesed, mille tõttu ei ole väga kõvasti mõtet. Nii. Ja nüüd tekkis mul, näed, siit õngest tuleb, on siuke pusa ja jätkub fluorokarbooniga. Ja nüüd ma võtan siit oma tangid, sest et ma ei taha hammastega seda fluorokarbooni närida, sest et see on kõva. Nii, tõmban küünega ilusti selle kokku, siis ta jääb siukene ilus konkreetne ja seda saab rulli peale sisse kerida. Nii, võtan siit üleliigse fluorokarbooni ära. Nii. Nii, see ilusti. Ja siis võtan siit poolt üleliigse rullilt tuleva tamiili ära. Ma olen nii ka teinud, et mul on lõiganud juba valmis sõlme valelt poolt ära. Pagan, see kaamera ees tegemine ei ole nii lihtne see asi. Nii.
naksti. Ja nüüd mul ongi selline tore must tamiil tuleb ja jätkub läbipaistva fluorokarbooniga. Ja fluorokarbooni otsa, selleks et oleks hea lihtne jää peal, ma kasutan selliseid landilõksusid, mis hoiavad, mida ma suvel kasutan ka ahvena ja haugipüügil ja kohapüügil. Et ta on jumalast hea, et ma näitan ja käib niiviisi, et pead siit lihtsalt klõpst ja hoiab. Või siis näiteks panen selle klõpst ja hoiab. Väga mugav ja väga kiire. Parem kui tavaliselt landilõksud ja ei pudise mitte midagi ära. Ei 4-kilosed haugid ega keegi teine. Ma loodan, et said siit kasulikku ja vaata teinekord jälle. Tšau!